Kevadtormi kutse kõlab Eesti piiridest märksa kaugemale. Reservõppekogunemisele on jõudnud isegi üks selline noormees, kes lahkus Eestist juba 10-aastasena. 26-aastane Steven Sepp peab pidevalt oma brittidest tuttavatele seletama, mis asja ta Eestis ajab. Kaitse, selline mõiste, tavaline britt ei pea sellise asja peale mõtlema, et kaitse tuleb iseendast Suurbritannias. Et see arusaam on küll natuke imelik, et miks sa lähed ja miks sa teed sellist asja, et miks sa siis siia lihtsalt sõjaväkke ei tule. Neid küsimusi tuleb päris tihti. Tallinnas koolis käinud, aga muidu Saaremaa ja Rapla juurtega Steven Sepp on veendunud, et just see, et ta 5 aastat tagasi Eestisse ajateenistusse tuli, päästis tema eesti keele. Eestimaal on mul 3 klassi haridus. Väga palju terminid ja väga palju spetsiifikat, mida me siin õppisime, oli mul päris võõras. Et see oli nagu kooli tulemine jälle, see ajateenistus. Steven tegutseb pioneeripataljonis rühmaülema abina ja on jõudnud lipniku aukraadini. Kevadtormil on ta jõudnud käia lasketiirus ja pärast seda tuletasid nad meelde tankitõrjemiinide paigaldamist. Siin me näeme malelauas miini välja, mida jagu on juba maha pannud ja siit keskelt jookseb meil läbipääs. Mis on see vedru, mis teid siia tagasi toob? No esimene vedru kindlasti kohustus, aga samas see kogemus, mis me kõik siit saame, et iga inimene ei saa sellist kogemust tavaelust. Ülikoolis geograafiat õppinud Steven on veendunud, et just kaitseväe kogemus ja sellest saadud hoiak on see, mis tema praegusele tööandjale muljet avaldas. Nimelt pääses ta energeetikasektorisse tööle, vaatamata sellele, et nõuti varasemat erialast kogemust, mida tal polnud ette näidata. Ma töötan energiatiimis ja minu roll on taastuva energiasertifikaatidega töötlemine, lisaks ka energeetika regulatsiooni informatsiooni jagamine. Steven kogub praegu veel töökogemusi, kuid mõtleb, et ühel heal päeval võiks ta siiski püsivalt Eestisse naasta. Aga mis te arvate, mida te teeksite siis, kui puhkeb kriisiolukord? Siis ma tuleks siia. Jah, nii lihtne on, siis ma tuleks siia.